olen siis vabakutseline tantsukunstnik, õpetaja ja täna ka kokka rollis. Tõepoolest. Nii, alustaks siis võib-olla siitpoolt korra, et what's cooking, good looking? Mul on põsemikker. Ma tegelikult ei ole väga suur toiduvalmistaja, ma olen selleks natuke liiga kärsitu, aga mu ema teeb väga häid toite ja mu ema küpsetab kaerahelbe küpsiseid. Need on magusad, Ja loodame, et need küpsised, siis see küpsiste magusus annab meile aimu tantsuvaldkonna ja tantsukunsti sellisest magusast ja ilusast tulevikust. Täiega aitäh! Aitäh! Jõudu tööle sulle! Aitäh! Oi! Ja ma räägin siis natuke tantsukunstniku elust või enda nägemusest siis, kes see tantsukunstnik on. Ma ise olen ennast nimetanud tantsukunstnikuks. Kujutelm oli niimoodi, et kui ma Viljandisse läksin õppima, polnud enne tantsuvaldkonnas üldse midagi teinud, siis Kai Valtna küsis mult vestluse ajal, et miks ma koreograafiks ei proovinud, et miks ma tantsuõpetajaks tulin. No põhjus oli tegelikult selles, et ma magasin selle koreograafi kuupäeva lihtsalt maha, aga ma ütlesin talle, et ega tegelikult haridus ei määra seda, mida ma tulevikus tegema hakkan. Ja see on üpriski tõene, sest et väga paljud tantsuharidusega inimesed 10 aastat pärast lõpetamist jõuavad kuhugile muule erialale või valdkonda tööle, et olen tähele pannud sellist soodumust meil Eestis. Või võimalik, et see on ka nagu üldiselt tantsu selline olemus, kuna tants kui noorusele, väga tugevalt noorusele ikkagi rõhuv ja vahepeal ma võib-olla väljendan ennast niimoodi liiga otseselt ja põhjendamata, aga nagu ütleme, et tantsus on teatav suundumus noorele sellisele liikuvale kehale, atleetlikule. Ja et seda nagu huvihariduses pakutakse väga palju ja meil tantsib nii palju noori ja harrastustasemel on nagu tantsukunst pulbitsev ja selline suurejooneline, ma ütleks lausa, kui käia nendel festivalidel või võistlustel, siis nagu see tase, mis seal tegelikult tehakse ka just loominguliselt, kunstiliselt tantsuõpetajate poolt on äge. See muidugi ei ole täispikk lavastus, need on sellised 3-4 minutilised lühivormid, aga võib öelda, et tantsuõpetajana tantsukunstnik olla Eestis on võimalik, see on tulus, võib, ma usun, saada ka kõrgemat palka, kui nii-öelda õpetaja miinimum on. Selleks muidugi tuleb ka tööd teha. Tantsukunstnikuna on see natukene keerulisem. Igastahes siis ma lõpetasin Viljandi ära ja mul oli kujutelm, et et ikka nagu ma hakkan. Mul oli kuidagi selline kujutelm, et ma lähen sarnasesse süsteemi või vähemalt midagi sellist on, nagu on siis sõnateatris. Et ma olen nagu hommikuti proovis ja teen trenni ja siis ma nende oma siis kaaslastega loon ja liigun. Ja alguses see nagu oligi niimoodi, siis kes oskab öelda, mis aastal see maja ehitati? 2014. Jah, ma 2013 lõpetasin Viljandi, 2014 tegid Katrin Essenson ja Jarmo Karing siin lavastuse Wake up, it's time to die. Keegi nägi? Jah, väga tore. 3 tükki. Jah, mina nägin ka. Ehk siis ärka üles, on aeg surra. Ja ma kohtusin Jarmoga pärast etendust, see oli neil viimane etendus ka. Kohtusin temaga Esteeli ukse juures, ta tuli sealt välja. Ma tänasin teda etenduse eest ja ütlesin, et väga vappa ja tore eest, ta ütles, et jah, et see on mu viimane etendus tantsuvaldkonnas, sest et tema oli sellel ajal täpselt sama vana, kui mina praegu olen 10 aastat tagasi ja ta ütles, et ta ei taha peale maksta selle eest, et ta saaks luua, et ta saaks tööd teha.
Ja siis ma ütlesin, et nagu ära muretse, et kindlasti teed ja kõik on vahva ja läheb küll, et praegu puhkad natukene ja siis nagu teed edasi. Ta vist ei ole teinud rohkem. Ma ei ole kursis, aga ma ei ole nagu otseselt näinud. Siis muidugi need järgmised aastad läksidki niimoodi, et nagu ma nimetasin ennast kogu aeg tantsukunstnikuks, samas ma päris täpselt nagu ei saanud aru, mis see on, sellepärast et see on väga paljudel on see, et nagu me laiendame ennast tantsukunstnikuna nagu, et nagu kõik nagu liinid on nii-öelda avatud, vähemalt mõned ütlevad, et ma olen tantsukunstnik väga tugevalt ainult oma siis loomingulises pooles, et ma loon tantsulavastusi, igaühel oma, ütleme niimoodi. Aga mis mina nagu selle aja jooksul avastasin, et ühelt poolt keha vananeb, ei jaksa enam nii palju tööd teha, seetõttu, et ei ole mingisugust tegelikult nagu toetavat süsteemi. On küll toetavat süsteemi, ma niimoodi ei saa öelda, meil on Kanuti Gildisaal, ETA, STL, meil on Sõltumatu tantsufestival, palju õnne, et esimene koreograafik Sõltumatu tantsufestivalil toimub, et me kõik oleme siin selleks, et seda luua. Ja igal juhul mis ma tunnen, et on nagu Eesti tantsukunstist puudu, on see, et kehadel oleks võimalik ühiselt arendada oma liikumistehnikat, sarnast liikumistehnikat, leida siis ja ka loojatel leida oma koreograafiline autorlus, mis on, mul on tunne, et on nagu vägagi puudu Eesti tantsukunstis, et tantsukunstnikud, kuna ei ole seda võimalust regulaarselt treenida, kui sa ei ole just õpetaja, aga siis läheb aur juba kuhugi mujale, siis see tekitab sellise olukorra, et loomingus hakatakse valima nagu vahendeid või hakatakse tegema mingite muude teemadega, kui siis liikumise kaudu väljendamine, ütleme nii, et nagu või koreograafia kaudu väljendamine, liikumise ja keha kaudu väljendatakse, aga koreograafia kaudu mul on tunne, et väljendatakse vähe. Ja mul on tunne, et see on tingitud just nimelt sellest, et ei ole seda süsteemi. Olen siin aastaid juba kuulanud kõiki juba 10 aastaid kauem valdkonnas tegutsenud ja valdkonda just korraldanud inimesi ja olen nagu aru saanud sellest, et need probleemid ja need mõtted on olnud alati laual, et oleks tarvis trupitoetusi, ütlen selle siis välja, et nagu kujutelmas, et kui oleks 2 tantsukunstnikele nii-öelda mõeldud trupitoetust umbes 3 aastaks, mis annaks võimaluse, et võib-olla just need samad noored, kes ülikoolist tulevad, kes on veel treenitud, kellel on ühine nii-öelda kehaline baas, aga ka kõikidele teistele, kes soovivad ükstaspuha mis loominguga siis tegeleda, et see on igasugune taotlus on kõigile avatud, et ütleme 6 tantsijat, 1 korraldaja saaksid siis ja 2 gruppi saaksid sellise palga endale. Ja kui sul on nagu see kultuuritöötaja miinimum, ma arvan, et see paneb natukene kuidagi võib-olla tõsisemalt võtma, ma nüüd ei ütle kellegi loomingu ega tööeetika kohta midagi, aga võib-olla tõsisemalt võtma siis ka iseenda loomingut, kui sa tead, et see maksumaksja raha tuleb nii otseselt sinule, siis tekib ka seal teatav selline avalik surve olla korralik, sest mina olen olnud, tunnistan nüüd loomingulistes olukordades, kus ma olen saanud selle kulka stipi, aga mul on kas nii palju tööd või siis ma ei tea, mille pärast, aga et olgu, me lepime ühiselt kokku, me teeme selle lavastuse 10 päevaga valmis. Ja ma tean, et seda juhtub, nagu seda ikka juhtub, tehakse niimoodi. Ja siis samas on võimalus see, et lepitakse kokku hästi palju proove ja siis seda prooviaega tegelikult ei osata nagu piisavalt ära kasutada, kuna seda praktikat, et igapäevaselt nii tihedasti kohtuda, inimesed väsivad lihtsalt sellest ära.
Ja siis mul on üks mõte veel, millele minu meelest võiks mõelda, mis mul tekkis etenduskunstide arengukava loomisel, mis eelmine aasta sai tehtud. Ma arvan, et see on etenduskunstide valdkonna üks selliseid viimaste aastate nagu tublimaid tegusid, et mis sa arvad sellest, sa ei pea täna sellele vastusele jõudma, aga mis sa arvad sellest, kui oleks täiesti tavapärane ja mida see tähendaks just nagu tantsule keskendunud etendusasutustele, kui oleks tavapärane, et 10 aasta pärast oleks kõikide riigi poolt rahastatud sihtasutuste ehk siis Vanemuisel on oma balletitrupp olemas, aga siis Rakvere, Endlat, Draama, Linnateater, et see oleks tavapärane, et üks tantsulavastus on seal repertuaaris. Kas see on võimalik, kuidas see oleks võimalik ja mida see nii-öelda valdkonnas muudaks? Ma arvan, et selle üle võiks, kui mitte täna, siis kunagi tulevikus arutleda. Aitäh! Teeme ühe suure aplausi, aitäh, bravo! Ma panen need nüüd, aga see ei ole soe isegi, ahi peab ju soe olema. No siis me saame natuke oodata. Nonii. Nii, ja siis me saame liikuda tagasi siia lava poole, kus on kõik valmis juba ammu rääkima meile. Kuid enne veel, meil on üks kandik ka siin ees, et kas teil on halli aimugi, mida saaks ühe kandiku ja hästi paljude küpsistega peale hakata? Keegi? Seda me hakkamegi tegema. Ja nüüd me väga paluksime teil panna küpsised. Enne me jagame ka kindad teile ja teie ülesanne oleks ka siis aidata meil valmis teha üks kogukondlik küpsisetort. Palun mitte enda sõrmi piima sisse paljalt pista, aga siukene asi, et kõik asi valmib ju ainult koostöö kaudu ja et ega üksi on raske süüa tervet torti ka ära, siis on koos teha äkki parem ja koos süüa parem. Et meil on siin algas alfrätikud igaks juhuks olemas. Nii. Ja me paluksime teilt siis ainult küpsiseid laduda. Niimoodi, et te panete need piima sisse ja siis laote ise kollektiivselt ühe põhja siin valmis. Ja siis, kui põhi on olemas, tuleb see käru toimetada siia poole tagasi, et me saaksime vahele aidata muu kraamiga. Ja siis vaatame, kas me saame selle tordiga valmis. Seal vahepeal me peame rääkima Eesti tantsukultuurist ja poliitikast ja kõigest sellest. Ja? Just. No vaatkuva. Jah. Nii. Võib alustada, jah? Ja mikrofone saate niimoodi kogukondlikult ja sõbralikult jagada. Nii. Selle annan ka, kui on kellelgi käes juba. Annan, ma võin selle teilt. Mikrofoni kinnas. No, nagu piimaga ei tahaks mikrofoni kokku teha. Nii, aga teeme siis oma vestlusringiga algust, et väike tutvustus ja sissejuhatus. Mina täidan täna moderaatori rolli, minu nimi on Steven Risto Evestus ja ma kindlasti ei kvalifitseeru ühelegi teisele toolile, aga ma olen oma südant kindlasti muretsenud selle pärast, kuidas kaasaegse kunsti käsi käib. Ja ma arvan, et seda võib öelda kindlasti ka paljude, kui mitte kõigi publikus viibivate inimeste puhul, siis olgu ära märgitud kohe korralduslikus mõttes, et kui kellelgi jääb siin selle vestluse käigus või lõpupoole mingi asi vaevavam või tekib, et võiks küsida mingi küsimuse, siis see on teretulnud. Et andke märku ja me püüame selle küsimuse mikrofoniga kinni.
aga on täiesti teistmoodi viis, nagu juba Sveta alustas, et tegelikult tuleb tõestada tänase vestluse käigus seda, et on võimalik 2 asja korraga teha. Aga ma arvan, et need Tantsukunstnikud peavad tegema tavaliselt 10 asja korraga, meil ei ole vahet, kas on 1 või 2. no siis ma usun, et see, mis lõpuks valmis saab, on erakordselt maitsev. Nii et Loodame. ja kaasaegse tantsu mureprobleemid on ka lahendatud, aga selles osas ei oska veel enam vestluse lõppu mingit kindlat prognoosi anda. Aga teeksime alguseks siis selle, et sellises tutvustamisvoorus ma ütlen korra veel teile ära, et kes siia meiega vestlema on tulnud, aga ma küsin ka ühe sellise väikese sissejuhatava küsimuse ja kui te pahaks ei pane, siis ma nagu sellest järjekorrast hoopis alustaksin praegu küpsisetordi ladujast Triinust. Sel põhjusel, et tegelikult miks me siin oleme ja miks koreokohvik täna nagu sellisel füüsilisel kujul aset leiab, on see, et toimub ju sellise rahvusvahelise loomuga sõltumatu tantsufestival. See on ikkagi erakordne sündmus sõltumatu tantsu lava jaoks. Ja kui me räägime murekohtadest täna edaspidi, siis võiks arvata, et Triinu ja tema meeskonna muskel on juba nii tugev, et nagu polegi enam mingeid probleeme lahendada, et te olete jõudnud nagu nii kaugele. Et esimene küsimus sulle, Triinu, kes sa oled vedanud sõltumatu tantsulava aastaid, et kuidas see nüüd võimalikuks sai, mis parasjagu nende nädalate jooksul toimumas on? Jaa, aitäh. Ma mainin ära, see küpsisetort on juba kreenis. Siin on niimoodi laotud, et ei mahu enam vahele, nii et hakkab pihta. Et läbi selliste raskuste, kuidas neid tühimikke täita. Need inimesed sealpool on ju siis süüdi. Ma lihtsalt tahan kohe selgitada, et meie tegime raami, et teie saaksite luua sisu. Vot, hakkab pihta, aga see sisu ei mahu ära sinna. Aga see raam on juba valesti pandud. Nii ta, meil on siin riigi ja linna inimesed, nemad teevad meile raame, kuhu me ära ei mahu. Aga see nali naljaks, jah. Et kuidas see kõik, no ei oska öelda, sellel ei olegi vastus, sa teed ju oma tööd ja siis sa tahad paremini teha, kui vahepeal veel keegi ütleb, et midagi on isegi välja tulnud ja ise ka näed. No see on see, et kiida lolli ja siis jälle satud veel rohkem hoogu, et kuidagi nii ta läheb, nagu tahad kogu aeg midagi veel teha. Praegu on see hetk või noh. Aga kas see tähistab praegu nagu mingit sellist olulist ajajärku või nagu mingisuguseid muutusi, et selline festival nagu oli üldse võimalik, et läheb teil hästi? Nii ja naa, eks see praegu tundub natuke jälle pidu katku ajal juba, aga oleme ausad, kogu see festival tekkis juba aasta tagasi, et see programm ja suures osas kogu võimalikkus tekkis aasta tagasi, lihtsalt täna ta on meie ees. Et näib, no ei tea ju, mida, ma arvan, et suured muutused on ees, nähes, mis meie ümber toimub ja ma usun, et see festival siiski jätab oma jälje nendele ühte või teist pidi, aga ta meie organisatsiooni jaoks võib-olla tähendab natuke seda verstaposti, et me oleme suunanud ka rohkem oma tähelepanu rahvusvahelisele tegevusele ja osaleme väga palju rahvusvahelistes võrgustikes ja koostööprojektides ja tänu sellele saab see võimalikuks. Ja me leiame, et just nimelt tantsukunsti enda motivatsiooni ja inspiratsiooni pärast on see meeletult oluline, et seal on meil tegelikult täna veel palju võimalusi, võib-olla mida siis Eestis alati ei ole. Et siis hakkasime vaatama rohkem sinnapoole. Suur tänu. Muide, Triinuga on võimalik kohtuda ka siis selles vestlusringis, mis järgneb pärast sellist esimest poliitilist vestlusringi, et Kaja Kannuga räägib juba omakorda Triinu tantsukunstist ja kogukondade vahelistest suhetest juba räägitakse 3. plokis, nii et andke andeks, et me ei räägi nagu siin selles
selles formaadis nii palju, eks ole, sellest tantsukunstist endast, kuivõrd just nagu selle toimetulemise mehhanismidest. Aga nüüd ma igal juhul pöördun Sveta Grigorjeva poole, sest Sveta Grigorjeva on sõltumatu tantsulaval saanud hakkama suure teoga. Ta on koreograafina toonud välja lavastuse, tantsud, mille saatel unistada, uinuda, puhata ja vastupanu osutada. Bravo. Nii, ja see lavastus sai eelmisel aastal tantsuauhinna laureaadiks ja ma küsingi sinu käest seda, et olgu veel öeldud, et me kõik teame, et Sveta on ka luuletaja ja esseist, aga justkui selle koreograafi vaatevinklist. Aga mitte küpsisetordi tegija. No vaatame, seda hindame nagu pärast, aga võib-olla praegu oleks õige aeg sinult küsida seda, et mis enne seda suurt triumfi hoidis sind, kes sa oled olnud kohati välismaal, kohvreid pakkimast ja mitte enam Eesti kaasaegse tantsuväljal tegutsemast? See on küll hea küsimus, sest kui mõelda nii, et ma olen 13 aastat olnud vabakutseline, suurem osa ajast ilma ravikindlustuseta, suurem osa ajast täiesti ilma õiglase tasuta oma tööle. On tõesti hea küsimus, kas ma olen äkki masohist, kuule? Ma arvan, et tegelikult see, mis mind hoidis küljes, on ikkagi minu enda kirg selle sama ala vastu. Et tantsukunst ja koreograafia laiemalt on lihtsalt miski, mida ma tahan teha ja mida ma tahan teha hästi. Vahepeal ma käisin tõesti ära välismaal, sest ma tundsin tegelikult, et Eestis ei ole küll mitte võimalik luua, aga ma tahtsin natukene süvenenumalt õppida ja ma tundsin, seda ma Eestis teha ei saa. Ja siis ma läksingi Saksamaale 4 aastaks. Ja siis ma tulin koroona ajal tagasi, sest keegi ei teadnud, mis toimub, kas me hakkame kõik kollektiivselt ära surema. Aga võib-olla ma oleks Saksamaale tegelikult jäänud, aga koroona tõi mind tagasi. Ja nüüd ma olengi ka selle tõttu siin, ütleme nii. Aga selle triumfini, kas just triumf, eks ju, ma arvan, et suurem osa inimestest võib-olla ei oleks jätkanud sellistes tingimustes töötamist, nagu mina olen seda seni teinud. Et ju siis mul on tõesti see armastus tantsu vastu endiselt väga kirglik. Muidu ma ei viitsiks seda teha sellistes tingimustes, kus sul vabakutselisena ei ole ravikindlustust, sa saad selle töö eest, see töömaht, mida sa paned sinna alla, sa saad põhimõtteliselt ütleme, kultuuritöötaja miinimum minu jaoks oleks lihtsalt nagu see meeletu summa võrreldes sellega, millega mina olen tegelikult nagu töötanud kõik need aastad. Ei päriselt, kui ma saaks kultuuri miinimumi selle palga, ma tunneks, et ma oleks miljonär lihtsalt. Sest see raha minu jaoks on nii hoomamatu. Et vot see on see reaalsus, et sa töötad lihtsalt põhimõtteliselt tasuta ja. Väga hea, nende tegutsemisvõimaluste juurde me jõuame, aga kui me rääkisime just või vähemalt Sveta vastusest tuli välja, et ega ei oleks palju puudu jäänud, et ka siit ära minna, siis mu kõrval istub Oksana Tralla. Ja Oksana on Tallinna Ülikooli Balti Filmimeedia ja Kunstide Instituudi koreograafia õppetooli juht ja ka koreograaf, õppekavade juht. Juba sai eksitud, aga vabandan, sai parandatud ja mina küsin Oksana sinu käest, et sa puutud kokku igal aastal, ilmselt üle 2 aasta, võtad vastu uusi õpilasi. Mis imerohi või nagu see präänik on, mida sa lubad neile, et nad üldse näevad mingisugust potentsiaali ja võimalust oma tulevikku Eesti kaasaegse tantsumaastikul ette kujutada? Tere, et meil ei ole õppetooli ega osakonda, vaid on õppekava. Ja ma mõtlesin selle küsimuse peale, et kui sa ütlesid, et võid alustada vastamist, ma oleks ka sellest küsimusest alustanud. Ega ei olegi mingit imerohtu, vaid see, mida Sveta ka mainis, et enda entusiasm, et lihtsalt, et me oleme sellises vanuses, me ikka tegeleme sellega, selgitame seal tundides mingit mikrodetaile, asju kirglikult ja võib-olla see ongi ainus viis. Ja kutsume veel teisi ka, kolleege, samasuguseid inimesi, kes on sellega tegelenud mõnda aega, ehk tantsukunstnikke
jagama, et see on siis ainus nagu kaart, mida meil on nagu laduda, et kutsuda, et inimesed, kes sellega tegelevad, ütleksid, miks nad seda teevad. Aga ma mõtlesin, kui ma kuulasin Rahot ja üldse aina rohkem enne ka, et sellest süsteemist, mida ülikool tegelikult loob või järgib või noh, mis see struktuurina on ja see tegelikult hästi meenutab truppi. Et me tegelikult toimime ülikoolis nagu trupi põhimõtetel. Et meil on maja, meil on kava, meil on nagu repertuaar, meil on palga asemel pakume ainepunkte, keegi ootab sind iga päev tundi, keegi nõuab, et sa seal käid, et ma olen 13 aastat trupis töötanud ja ma võin öelda, et see on nagu suhteliselt sama, siis sa ei viitsi tulla, sest võib-olla teena pea valutab või midagi, et pidev siuke virisemise õhkkond, et kellel, miks, et justkui teed, aga nagu et see justkui peaks eluks ette valmistama, aga elu on hoopis midagi muud, et meil ei ole truppi, kuhu minna ja tegelikult ma ka kriitiliselt mõtlesin ka seda, aga kui paljud tänastest vabakutselistest tantsijatest tegelikult oleksid valmis trupis töötama, et trupis kui sellises, et kus on nagu väga suured ootused sinu suhtes, ka distsiplinaarsed ja muud, et just käis meil Ultima Vessi endine tantsija jagamas oma kogemust ja keskmine näiteks sealse trupi eluiga on 1,5 aastat, et inimesed tulevad, kõik tahavad sinna saada, kõik enamus Euroopa koole tegelikult toodab tantsijaid ka selle trupi jaoks, aga tegelikult seal vastu pidada on üsna keeruline, et see on nagu lihtsalt siuke nagu dilemma, et justkui kogu aeg jah, et ma olen ise ka kogu aeg mõelnud, et neid truppe võiks olla rohkem, et kuhu need treenitud kehad ja justkui selle struktuuriga harjunud inimesed võiksid kohe minna. Aga tegelikult kas kõik tahaksid seda? Lihtsalt siuke mitte vastus, vaid küsimus. Ma ühe küsimuse küsin su käest veel, et meenus just Lavaka viimane lend, kes lõpetas kevadel ja siis nende juhendaja Jaak Printsi kommentaar, et kui seda lendu väga palju kiideti, siis Jaak Prints ütles seda, et ega siis tegelikult seda nii-öelda edu ja kvaliteeti saab hinnata selle järgi, et kes tegelikult, kui palju nendest lõpetanutest veel siin ütleme 10 aasta jooksul sel juhul teatriväljal tegevad on, et mille järgi sina neid tibusid loed ja oma edu arvutad? Oi, see on nii keeruline küsimus, et kuna meil ei ole nagu seda luksust või ma ei tea, kas see on luksus, et nagu, et ongi, et puhtalt ainult koreograafid või ainult tantsukunstnikud, et me peame nagu kombineerima seda seltskonda, sest muidu ei saa ja võib-olla ei peagi saama nagu 18 inimest sisse võtta. Aga see on juba nagu laiem, liiga spetsiifiline teema, aga edu ikka selle järgi, seesmeselt ikka arvutan selle järgi, et kui paljud jäävad tantsukunsti valdkonda. Et ma ei saa seda nagu vassida. Et ikka mõtlen, et okei, praegu pool vilistlastest maandusid korrakski siia näiteks, et väga tore, et vaatame, mis aasta pärast saab, et mis nagu edasi saab. Aga et see, jah, et mingi jälje jätmise järgi võib-olla nii mõõdan, et kes veel tegutseb, nagu et mitu tegutseb, et niimoodi. Aga ma küsiks, mitu tegutseb siis? Mitu tegutseb siis? Ma võin 9-st 1, 2, 3, 4, 5. Selle aasta lõpetajad. Aga tegelikult mina just püüan seda nagu mingit statistikat just selles osas teha, et kui palju nagu jääb ja mis on väga raskeks osutunud. Just kui lõpetajate nimed ja on kõik olemas, aga need tantsukunsti väljundid, milles iganes nad toimetavad etenduste, lavastustena, need ei jõua kõik teatristatistikasse, kus meil on väga hea baas. Et tegelikult mul on väga raske saada seda infot kätte, kas keegi ja kus ta tegutseb. Sest meil ei ole institutsionaalselt seda tuge, et väga väike osa jõuab teatristatistikasse, aga neid on veel kuskil ja keegi ei kogu seda, et see on tänu sellele väga keeruliseks osutunud. Ma mõtlesin ka, et ma vaatan ühtepidi panen teatristatistikas, teiselt poolt lõpetajad, ei hakka kokku midagi jooksma veel. Väga hea, aitäh, aga läheme nüüd
tutvustame poliitikakujundajaid, sest neil on täna samasugune kaal nagu tantsuga tegelevatel inimestel ja tantsijaid harivatel inimestel. Et ma alustaksin Katre Väli sinust, kes sa oled Kultuuriministeeriumis siis kunstide osakonna juht ja kes sa oled olnud teatrinõunik erinevates komisjonides ja kõige sel väljal toimuvaga kursis, siis sina, nagu mina ja teisedki, kuulasime Rahot ja Raho tegi sellise ettepaneku, et see tantsukunst võiks nagu levida rohkem üle riigi, et mis sa sellest mõttest arvad, et on seal nagu mingisugust sisu ja jumet? Ja kindlasti on sellel sisu ja jumet, et põhimõtteliselt on ju igas selles sihtasutuses olemas loominguline juht, kes teeb oma valikuid, mida seal repertuaaris mängida. Ja muidugi on neil kõigil valdavalt sõnateatri näitlejatest trupid, aga ma arvan, et see ei ole nagu kuidagi välistatud, et seal repertuaaris võiks olla ka mingisuguseid teist nagu lavastusi teistsuguste fookustega. Et mõned väga üksikud näited sellest ka on, olid need siis tõukusid sealt näiteks EV100 programmist või millestki muust. Oli siis Fine Viiega Rakvere teatri näiteks? Jah, et siin mõni teine koostöö nii hästi välja ei tulnud, aga et ma arvan, et ka see on tavapärane või noh, nagu eeldatav, et kui sa paned nagu terve portsu teatreid kokku, mitte sellepärast, et nad ise seda tahtsid, vaid nii-öelda loosiratas seda tõmbas, et siis kõik ei pruugigi olla 100% õnnestumine, aga noh, et sealt ma näen, et saab mingeid algeid teha ja saab teha täiesti ju lavastusi, mis kombineerivad siis mingisuguseid mõlema poole tugevusi ja et noh, et ma nagu näen, et see on täiesti võimalik, et ega nad on kõik nagu teada-tuntud inimesed, need loomingulised juhid, et keegi kuskil nagu eraldatud ei ole, nii et noh, et selles mõttes on see nagu natuke siuke mõlemapoolne julgus, et astuda seda sammu ja mõelda laiemalt sellest asjast. Aga kus see algtõuge tulema peaks, sest et ütleme jah, et Rakvere teatri puhul tegelikult sündis ka siis peale seda veel paar aastat hiljem Fine Viiega üks koostöö, et aga noh, tegelikult ikkagi teised ei taha kaasa tulla ja noh, loominguline juht on vaba oma otsustes ja repertuaaripoliitikas teater ise, eks ole, et aga kus see tõuge peaks tulema, et koreograafid uksele koputades ilmselt jäävad ka sinna ukse taha, et see ei lähe nii kergelt. Jaa, et noh, loomulikult selles mõttes, eks me, kui nüüd öelda nagu seda riigi poolt, et asutajatena me kindlasti vaatame seda teatripilti ja seame seal ka neid eesmärke, et mingeid koostöid eraetendusasutustega tehakse ja et see mitmekesisus on kahtlemata nagu see sõna, mille poole püüelda. Et noh, jällegi ma kahtlemata ei usu ka sellesse, et kui kellelegi nagu mingi kohustus anda, et sellest siis alati midagi parimat sünniks, et noh, ma arvan, et nagu natukene rohkem peab riigi poolt nii-öelda nügima seda, et kui teil juba selline institutsionaalne baas on koos ruumide ja kõikide võimalustega, et siis mõelda laiemalt oma repertuaarist kui võib-olla see, mida te tavapäraselt viimased 10-5 aastat teinud olete ja teiselt poolt jah, et seda et ega selle Fine Viiega koostöö Rakveres tuli ka sellest, et nad avastasid, et neil on ilmselt mingi ühine keel või et nad suudavad nagu ühtemoodi mõelda, et see paratamatult sünnib siis, kui ta sünnib, et seda kuidagi nagu kohustuslikus korras teha ei saa, et noh, ilmselt on seal ka mingid nagu need alged, et kui juba näitlejate ja lavastajate, ma ei tea, õppetasemel rohkem saadakse kokku oma vahel, nagu et tudengite vahel tekivad mingid kontaktid ja noh, sealt need võib-olla saavad samamoodi natukene edasi minna. Aga Svetal oli hea valem selle uksele koputamisega või? Kus sa teadsid, jaa? Ja ma tahtsin lihtsalt näiteks tuua, et tõesti ma kirjutasin üks hetk VAT teatrile ise, et mina tahaks teie juures teha tantsulavastust. Ja mul on mõte ja ma tahan seda teha sellel kevadel ja et mis te mõtlete sellest. Ja siis põhimõtteliselt nad kutsudki mind vestlusele ja niimoodi lavastus tulebki sel kevadel välja. Et tegelikult selline iseenda initsiatiiv on selles mõttes ka oluline, et kui me tahame kuskil tõesti, et ei tea ainult sõltumatu tantsulaval ja Kanuti gildisaalis, vaid siis võib ju ise ka kirjutada ja proovida. Et see on täiesti tehtav tegelikult ja lihtsalt väike ääremärkus. Väga hea, aga Katre, sa ei ole veel pääsenud. Tegelikult sa oleks pääsenud, kui siin oleks tool ja siin istuks tantsuminister, aga siin ei ole tantsuministrit ja seetõttu ma küsin sinu käest, et kui on olemas, eks ole, see erateatrid, eks ole, ja kõik, kes tulevad taotlema siis toetusi ja nii edasi, et kas see
tantsuteatrid upuvad sinna sisse ära või peaksid olema kuidagi eraldi nähtavad ja vastama kuidagi eraldi kriteeriumitele, sest kas seda kõike saab ühte potti panna ja vaadata kõike nagu ühes kogumis või mitte? Ma juba enne siin, kuna käed toimetasid selle küpsistega, siis see on täpselt sama keeruline küsimus nagu see, kuidas ümmargusse kaussi kandilistest küpsistest korralikku küpsisetorti teha. Et ma ei tea, kas see oli nagu eesmärgistatult nende korraldajate poolt, et see oleks võimatu ülesanne, et natukene kõigi nende aastate jooksul, kui ma ministeeriumis töötanud olen ja mõelnud nende erinevate kordade ja kriteeriumite peale, et ühelt poolt jah, kõik on nagu eripärased ja kõigil, väga paljud erateatrid tahaksid justkui nagu mingit oma mudelit, sest kõigil on natukene mingi erisus. Oleme erinevates aruteludes mõelnud ka sellele, et kas teha mingisuguseid veel mingeid žanripõhilisi erisusi, mingeid mudelite põhiseid, nagu toimimismudeli põhiseid erisusi. Tihti viib see minu jaoks nagu selleni, et igal teatril on siis nagu oma mudel ja kuidas me neid siis jälle omavahel võrdleme ja kõrutame, et ei ole päriselt ka võib-olla Fine Five ja sõltumatu tantsulava samas mudelis toimetavad, et me saaks öelda, et kuna on nagu tants, et siis neil on nagu üks ja sama toimetamisviis. Nii et ma nagu ühelt poolt ütlen, et jah, võib-olla saaks neid selektsioone rohkem teha, aga teiselt poolt mulle tundub, et jällegi tulles selle mitmekesisuse sõna juurde tagasi, et kuna see on väga oluline osa sellest, siis igal juhul, kui me vaatame nagu seda kogu teatri tervikpilti, siis tants nagu erateatrite valdkonnas on see mitmekesisuses nagu eristu, sest et neid on pigem nagu vähem võrreldes nagu sellise kogu laia teatripildiga. Aga muidu jah, et sükest nagu päris veel mingeid eraldi kriteeriumeid teha, et ma ei ole kindel, et see nagu on selle probleemi lahendus. Aitäh, Natali Mets. Väga intrigeeriv on tema ametinimetus, ta on tegev öölinnapeana ja võib-olla, et nagu mitte jätta muljet, et meil on üks linnapea päeval tegutsev ja teine öösel, siis sa saad muidugi ise veel seda selgitada, et oled sa siis varilinnapea või mitte, aga pigem ma nagu pigem ma sinult uurin nagu seda, et ikkagi Tallinna linn ja kaasaegne kunst, et kus see Tallinna linn nagu näeb selle kaasaegse tantsu nagu rolli ja aitab selle edendamisele kaasa või kus oleks need kohad, kus võiks seda teha? Ja aitäh. Kõigepealt siis ma lihtsalt ütlen, et kultuuri ja sealhulgas ka kaasaegse kunsti eest Tallinna linnas vastutab abilinnapea Kaarel Oja, kes ei saa täna siin meiega olla. Aga mis üleüldse puudutab, ma ei tea, näiteks kultuuriministrit, kultuurivaldkonna abilinnapead ükskõik millises kohalikus omavalitsuses või Riigikogus kultuurikomisjoni esimeest, siis ma mõistan nagu seda tantsuministri provokatsiooni, aga tegelikult kultuuri eest vastutava poliitiku ülesanne on olla kõikide valdkondade poliitik võrdselt. Tihti või peaaegu alati me tegelikult näeme, et ikkagi kiputakse kuidagi eelistama mingisuguseid valdkondi sellest nagu laiast ampluaast, mis on, et rohkem pööratakse tähelepanu kas muusikale või pööratakse rohkem tähelepanu filmile. Aga sellist nagu võrdset kuidagi kohtlemist ma väidan, et ma pole nagu märganud. Ja see ei peaks niimoodi olema. Kindlasti sellel on ajaloolisi põhjuseid, mõned valdkonnad oskavad teha paremini lobitööd, käivad rohkem koputamas uksi, teavad paremini, mis nuppudele vajutada, on mingisugused ajaloolised suhted ja kontaktid. Aga Tallinna linna puhul peamine koostöö toimub Kanuti gildisaaliga. Ja selles mõttes see koostöö on nagu
mitmekihiline, ma ütleks, et see tegevus on väga oluline, et taaskord, et ma ei saa nagu kellegi teise eest rääkida tema nagu prioriteetide mõttes, aga seda koostööd tehakse erinevas mahus, see on tähtis, et Tallinna linnas muu hulgas oleks ka nagu head tantsukultuuri ja just kaasaegse tantsukultuuri ka muu hulgas. Ma tooksin võib-olla ühe paranduse, ma ei tea, võib-olla asjaosalised ei nõustu sellega, aga siis saavad öelda oma kommentaari, et jah, et kui me räägime Kanuti Gildi saalist, siis ma nagu tänasel päeval nagu enda jaoks nagu teadvustan seda eelkõige nagu sellise etenduskunstiga tegelevat asutust, aga kui ma räägin kaasaegse tantsuga tegelevatest, siin Fine 5-st, Eesti Tantsuagentuurist, Sõltumatu Tantsulavast, mida ma ise külastan, siis ütleme, et nemad on siis nagu need vaeslapse rollis pigem, siis ma saan aru, et kes on jäänud seni märkamata, võib teha järelduse sellise hullu järelduse või meelevaldse järelduse, mida riik või kohalik omavalitsus selle kohta arvab, on nii või? Vaikimine on ka muidugi vastus ja see on nõustumine. Ei, ma lihtsalt mõtlen selle üle, et kui ma nagu aus olen, siis tegelikult ma ei tea nagu protsentuaalselt, kui palju näiteks erinevaid nagu tantsugrupeeringuid, organisatsioone, sündmuseid Tallinna linn näiteks toetab enda mittetulundustegevuse programmidest ja mis on nagu need põhimõtted seal taga, et mille järgi neid otsuseid nagu langetatakse. Et selles suhtes ma ikkagi nagu tahaks uskuda, et näiteks kui kes iganes tahab teha Tallinna linnaga koostööd, ma siis just mõtlen nagu tantsuorganisatsioonide või tantsuvaldkonna esindajate poolt, et see võimalus on olemas ka siis nagu nende toetuste näol, kui ütleme nii-öelda nagu kõikidele kriteeriumitele vastatakse, et ma seda nagu küll ei taha uskuda, et kuidagi kedagi jäetakse mingitel nagu põhimõtetel kõrvale. Olgu, aga me tuleme ringiga selle juurde tagasi, aga meil on siiski veel üks osaleja, Tõnis Lukas, kes ei ole nagu seni sõna saanud ja see viitab küll ebavõrdsele kohtlemisele, et siis võiks olla nii, et Tõnis saab sõna ja Tõnis on ju endine kultuuriminister ja on meile kõigile teada pikalt kultuurivaldkonnas tegutsenud isik, aga tema tänane roll on ilmselt veel nagu eriti oluline. Et kui me räägime Riigikogust, kultuurikomisjonist, siis Tõnise kätte on langenud õnn olla selle aseesimees ja ikkagi Riigikogus kultuuripoliitikat kujundada. Et kas siis Tõnis muigab praegu, et kas see kaasaegse tantsu teema on ka midagi sellist, mis üldse on kultuurikomisjoni lauale otsapidi jõudnud või see on tegelikult nagu ütleme selline asjaarmastajate selline lõbu ja midagi säärast. Kuidas sa seda kirjeldad? Aitäh! Ma harjun ja püüan harjuda kõigepealt mõttega, et mind on siia kutsutud poliitikute esindajana. Mul otsest puutumust tantsukunstiga kindlasti ei pruugi olla rohkem kui tavalisel teatrikülastajal või siis aktiivsel kultuurist huvitujal, aga miks ma muigasin on see, et see on väga tore, et kõrvaltvaatajal on niisugune ettekujutus, et Riigikogu liikmetel kultuurikomisjonis on võimalus mägesid liigutada. Minu meelest peaks seda rääkima kõigile Riigikogu liikmetele, siis nad võib-olla löövad selja sirgeks ja hakkavad rohkem sekkuma, sest üldiselt selles sfääris vaadatakse rohkem valitsuse liikmetele suhu ja kinnitatakse nüüd varsti jälle muutmata kujul see eelarve, mis valitsusest on tulnud ja nii edasi. Mis ei peaks tegelikult nii olema, eks need debatid peaksid olema rahvaesinduses tegelikult tõsisemad, see on õige. Minu jaoks on kultuur loomulikult tervik ja
samas ma tulin siia õppima, ennast harima, teie jutust osa võtma, selles mõttes, et saama täpselt neid piire, kust algab või ütleme, kus lõpeb tantsukunst ja kus algab siis lihtsalt niisugune, ütleme, kehakeele kasutamine paljudes muudes valdkondades, sest võib öelda, et kui see on hästi tehtud, kui me räägime truppidest, on üks asi, aga kui me räägime, näiteks sellel aastal oli väga sügav mulje seoses Portugali muusikuga Viljandi Folgil, kes oli väga professionaalne, ta oli taustat, tal oli väga hea lavastus, aga see, mis andis sellele lavastusele tõelise vürtsi ja mida tegelikult nautis suur osa sellest publikust ja osa ainult sellepärast tuligi, olid kaks daami, kes, ma ei saa öelda, et nad olid taustatantsijad. Nad lõid seal niisugust, ütleme kunsti või ütleme siis sisuliselt olid nad, andsid sellele asjale mõtte ja olid eraldi võttes, vääristasid kogu selle muusika, kogu selle kontserdi, nad olid iseenesest vaatamisväärsus. Ja kindlasti profid, võib-olla seal Portugalis on nad mõnes teatris ka tegevad tantsukunstnikena, aga ütleme sellele teisele kunstižanrile andsid nad üleüldse mõtte, see oleks palju vaesem olnud see kontsert, kui ei oleks neid olnud ja Arvo Pärti on lavastatud tegelikult nii-öelda jällegi, kas see on tantsukunst, aga ütleme liikumise taustal ja kui vaadata tantsuteatrit, siis ta ei ole alati iseseisev või ütleme siis tants, mida riik toetab, need valdkonnad on ju täiesti olemas. Iseseisvat balletiteatrit üldiselt ka maailmas eriti ei peeta, sest orkester iseenesest see nõuab muusikaga koos ja on ooperi balletiteatrid. Meil on neid 2 tükki. On riiklikud toetused kollektiivijuhtide palgatoetuste kaudu laulu- ja tantsupeo liikumisele. Jällegi, teatud tasemel, rahvatants kollektiivide tipptasemel on tegelikult ikkagi tantsukunst tipptasemel. Ega seal niisama ei ole, nii et tänaval lähed ja lustid lihtsalt. Nii et kust tuleb see piir tantsukunsti ja toetatava tantsukunsti vahel, minu jaoks, kui siin oli üks nendest 40 küsimusest, mis sa saatsid, et kas on 22, kas on etenduskunstide osa või on kuidagi peaks kategoriseerima eraldi, siis jah, ega ma olen ennast harinud mitmel ametikohal, näiteks kultuuriministrina, kus kõrge komisjon siis jagas neid rahasid, ma vaatasin üle, kuidas neid otsuseid tehti ja mind üllatas teatud määral, et tantsukunstile ja sellise liikumisega seotud etendustele, kollektiividele on see proportsioon, minu meelest see on ajas ikkagi suurenenud. Ma ei tea, kuidas on viimasel 1-2 aastal, aga põhimõtteliselt oli mulle üllatav, et neid projekte erateatritega võrreldes sellest samast rahastuse etenduskunstide hulgas oli päris palju või neid platvorme, mis tantsuks võimaluse annavad. Jällegi, teie olete need hindajad, kas eraldi tantsutrupid annavad teatritruppide mõõdu ja mahu välja, kas nad suudaksid püsima jääda, see oleneb ju tegelikult publiku kasvatamisest. Publik kasvatatakse läbi selle, et huviharidus on olemas, et seda toetatakse, et noored puutuvad kokku alates koolitantsust, muudest võimalustest ja siis nad tulevikus elus jäävad ka selle mitte ainult tegijaks, vaid ka publikuks. Et tegelikult see on jällegi üks selline kunstiliik, mis sõltub väga palju publikust. Kui publikut oleks küllap, siis oleks ka poliitikal rohkem tähelepanu sellele. Natali palus võimalust täiendada. Ma lihtsalt tahtsin täpsustada seda enda eelmist mõtet. Minu arust sa rääkisid natuke liiga keerulist juttu praegu. Et
kui küsimus on selles, kas kaasaegne tants on võrdväärne osa kogu ülejäänud kultuurist, siis vastus on jah. Et see diskussioon minu arust peaks olema juba nagu lõpuni jõudnud, et kas kaasaegne tants on võrdväärne sellega, mis toimub tantsupeol või kas see, et me saame olla uhked oma balletiteatri üle, peaks kuidagi panema ennast paremini tundma ka kaasaegse tantsu esindajad. Ei peaks, et kaasaegsel tantsul on vaja enda tingimusi ja ehk siis enda ruume, kus enda asja ajada. Inimesed, kes esindavad kaasaegse tantsu valdkonda, peavad saama väärikat palka, olema sotsiaalselt kindlustatud, et minu seisukoht on ikkagi nagu selles mõttes võib-olla nagu samm edasi, et me ei peaks rääkima sellest, kas on publikut piisavalt või kas see on nagu piisavalt kultuur, et jah, kindlasti on ja nüüd järgmine samm ongi see, et mis siis nagu teha selleks, et need tingimused oleksid loodud ja et see saaks nagu selle koorma maha, et me üldse peaksime nagu arutama, kas siis nagu see on midagi, millesse ressurssi suunata või mitte, et jah, on küll. No jumal tänatud, siis on ju Tallinnas need asjad lahendatud, vähemalt öösel ja saab selle tantsulava ja muud asjad ka, eks me püüame Tartus ka need asjad korda saada ja leiame selle lava, siis aitäh sellise optimistliku lahenduse pakkumisest. Väga hea, kuulge, aga kui me nüüd mõtleme ajaloole, et nüüd Eesti on taasiseseisvunud sedasi 30 ja pluss aastat, kaasaegse tantsu selline skeene on ka juba samas vanuses, et kas see pole piisav aeg, et nagu selle pinnalt nagu hakata seda liiki väärtustama ja kas keegi oskab välja tuua nagu midagi sellist, et kas midagi on juba reaalselt juhtunud, et seda valdkonda tõsiselt võetakse? Ma küsin lihtsalt selle vahe tegemise mõttes, minu meelest on kaasaegse tantsu etendused väga profid, mitmel puhul ja ongi profid ja minu meelest püüavad ka balletiteatrit tuua seda kaasaegset tantsu, vähemalt Tartu uus koreograaf või balletijuht Vanemuises rõhutab, et ta tahaks seda tuua, ta on ju klassikalise balleti taustaga. Et ma küsin siis, et loomulikult see tähendab, et lihtsalt 200-aastast klassikat balletina lavastada, selleks peab ka, ütleme, publik võib-olla ei ole selleks enam nii valmis, et publik ootab midagi muud. Et kas te näete, et võib-olla see vahe hakkab kaduma ka sealt poolt ära, et tegelikult tavateatrid, kaasa arvatud tantsuteatrid, balletiteatrid püüavad kaasaegset tantsu või sõltumatut tantsu tuua oma repertuaari ja seda teha, kas nad on seal konkurendid või ongi see osa ka teie. See ei ole muidugi nii sõltumatu, aga kunstilises mõttes on ta samal väljal. Ma võin veidi vastata oma kogemuse põhjal, võib-olla sellest koostööst mingil määral. Jah, ma olen ka näinud ja kuulnud neid püüdlused, et just kui need 2 meie balletitruppi teevad kaasaegset, aga see on siiski väga-väga erinev mõtlemisviis, mis seal on. Et meil nagu täna ei ole väga palju nagu seda dialoogi siiski veel ja isegi selle festivali raames me püüdsime Estonia balletitrupiga koostööd teha. Me alustasime dialoogi, meil oli väga hea dialoog, aga me ei jõudnud tegelikult ühiste tegevusteni, sest me näeme väga erinevalt neid asju. Et jah, seda võib justkui öelda, aga tegelikult seda ei ole täna. Ja ma ikkagi rõhutaks võib-olla seda, et seesama keskkond ja infrastruktuur, milles üks nii-öelda ballett saab täna tegutseda ja millest kaasaegne, need on niivõrd erinevad, et sealt tulebki suur erinev. Balletil ongi olemas siiski need suured majad, kus neil on nii-öelda need ruumid, kus see tegevuskeskkond saavad tegeleda, neil on need töökohad olemas. Kaasaegsul ei ole nagu, on küll mingid ruumid, aga need on tõesti selle sama tegevustoetusega, mida me teatritega koos ja konkureerides taotleme, et selle arvelt nii-öelda võetud, et see keskkond on juba niivõrd erinev ja need saalide suurused on erinevad, et mul on õigus, loomulikult üksi kunst ei saa ilma publikuta toimuda, aga kaasaegsel on oma publik täiesti olemas ja see ka kogu aeg areneb ja kasvab, aga just mis ka Steven välja tõi, me peame arvestama, et see on saanud areneda vaid 30 aastat.
meil ei olnud nõukogude ajal kaasaegset tantsukunsti. Ja seetõttu me olemegi sealt justkui miskist mitte millestki hakanud pihta nendest inimestest ainult ja need inimesed veel on mingid jäänud. Aga nüüd on just see samm, et väga palju on inimesed enda poolt andnud, aga kust võiks ka võib-olla mingeid neid vastuseid tulla nii-öelda avaliku võimu poolt, et mingid ruumilised võimalused või mis iganes. Ja võib-olla ma lihtsalt läheneks sellele kahest küljest. Esiteks, mul on lihtsalt võrdlusmoment näiteks Draamateatriga, et sellel aastal ma osalesin siis Kertu Moppeli kollases tapeedis ja need tingimused põhimõtteliselt sellised, et sind pannakse riidesse seal, sul tehakse meik, sul tehakse soeng ja siis lükatakse põhimõtteliselt lavale, mine näitle. Nüüd tantsukunstnik või kaasaegne etenduskunstnik on see, kes peab absoluutselt kõik ise ära tegema, lõpuks koristad selle lava ise ka veel ära. Sa ehitad selle lava püsti, nagu ma praegu just tulin sütitajate proovist. Me ise ehitame seal, pärast ise koristame. Et see on see reaalsus. Meil on need ressursid hoopis teistsugused. Meil ei ole lihtsalt inimesi, kes looks need tingimused sinu ümber. Me loome neid tingimusi, sinna läheb aur ja siis sinna läheb aur veel, et ma lähen lavale ka. Ja siis sinna lava ma koristan ära ka selle lava. Et see on hoopis midagi muud. Kui jah, me näiteks räägime riiklikest teatrites ja kuidas neid toetatakse. Kui rääkida sellest, kuidas suuremad või sellised balleti või peavooluteatrid toimivad tavaliselt niimoodi, et nad inspireeruvad tihtipeale just nimelt sellisteks eksperimentaalsetest teatritest, see, mis seal tehakse. Nad võtavad selle selliseks, pakandavad ümber tarbijasõbralikumaks ja siis nad müüvad selle suure papi eest maha. Samal ajal siis, kui need ülejäänud perifeeriad tegelikult julgevad eksperimenteerida, teha asju kastist väljaspoole, nad mõtlevad hoopis teisiti, aga nad saavad hoopis palju vähem raha. Nüüd, mis juhtub selliste kärbete, maksutõusude ja üldse surutiste ajal tihtipeale, need perifeeriad kuivavad kõik kokku, aga see omakorda hakkab ka tegelikult selles mõttes mõjutama seda keset. Mõtleme, miks Draamateater praegu on nii tugev? Tugevad, ütleme nii, kunstilised juhid, aga Draamateater või peavooluteater on nii tugev just nimelt sellepärast, et perifeeriad on praegu tugevad. Aga nad on tugevad sellepärast, et nad ongi, meil on 30 aastat olnud seda aega sellist tasapisi ikkagi kuidagi nagu leida oma agentsus, leida oma publik, aga nüüd, mis juhtub nende asjade, jah, täpselt, et majandussurutise kõik see asja ajal, need kõik, meie oleme esimesed tegelikult, kes pihta saavad, kõige hapramad. Number 1, meie, vabakutselist ma ei hakka rääkima, meil on lihtsalt maailma lõpp põhimõtteliselt. Aga see hakkab tegelikult ajapikku ka seda sama peavooluteatrit mõjutama. Et siin on, ma arvan, mõttemoment tegelikult meile kõikidele, et kui me tahame tugevat kultuuri, me peame tegelikult mõtlema nende perifeeria inimeste ja teatrite peale, sest et see on otseselt mõjutab seda, mis toimub ka peavoolus. Et lihtsalt selline raam sinna ümber võib olla. Ja ei, nii palju mõtteid, mida nagu reflekteerida, aga ma ei ole otseselt ise näinud ühe näiteks rahvusooperi arengukava, aga olles seal ise tantsija ja koreograaf, ma aiman, et see on sisse kirjutatud, et peab kaasama ka kaasaegse, et perifeeria, et see on nagu arengukava üks punkt. Sest minu kogemus on see, et seda on tehtud alati, aga kuidagi nii, et teeme ruttu ära ja on tehtud. Ja siis see mõte mul kuidagi nagu resoneerus eile. Meil tegutseb praegu just Sõltumatu tantsufestivali raames või tänu sellele koostööle üks koreograaf Portugalist, Minni, kes töötab tudengitega ja puudutab väga palju subkultuuride küsimusi, ja pidas väga pika nii-öelda loengu või rääkis sellest, et jah, te teete praegu siin seda käekirja, tänavatantsu, Vogue, kõik sellised asjad, aga palun andke endale aru, et ei ole selle esitajad, et te nagu puutute selle stiiliga kokku, kui mitte selle kultuuri kandjad, vaid lihtsalt saate korra kontakti ja tegelikult ei tohiks seda esitada, sest teil puudub selle filosoofiline taust ja nii edasi. Mulle tundub, et sama juhtub ka tihti ooperiteatris, ballettitrupile tuuakse keegi koreograaf, praegu tehakse seda igal pool maailmas, et house, kõikvõimalikud stiilid ja siis nad õpivad selle ära ja esitavad kui nagu võõrkeelset sellist teost, et tihtipeale ei saada aru tegelikult, mida see tähendab, kus on selle juured, mingi taustsüsteem ja siis ta muutub selliseks nagu hästi kummaliseks produktiks, kus nagu justkui on, aga nagu kas midagi peale selle linnukese on veel, et kas see jätab mingi jälje, et kindlasti on alati igas trupis inimesed, kes
tahavadki teha midagi teistmoodi, kes ongi teistmoodi ja nii edasi. Aga üldiselt see on natuke sihuke, mul kuidagi nagu eile Pinnit kuulates jäin mõtlema, et balletitruppide peale, kus on ju Renate ja Mart ja kõik on teinud seal, aga et see on alati sihuke nagu võõrliik, mida üritatakse integreerida ja osadele on väga inspireeriv, paljudele jääb lihtsalt mingi kummaline abrakadabra, et teeme ära. Et see kuidagi mul nagu pani mõtlema. Ja teiseks veel, Svete, mis sa ütlesid, et jah, tehakse Grimm ära, sul on oma Grimmi tuba, asjad, tingimused lükatakse lavale, aga sellel on oma hind, alati. Et kui palju sa saad seal tegelikult ise valida, kas sa lähed, kas sul on tunne, kas sa teed sellest tükis kaasa või tee kaasa, et seal on nagu mingi oma... Aga see on nende inimeste valik, et nad on seal teatris, eks ju, jaa. Just, aga sa valid, kas sa oled seal või sa ei ole, või sa lähed ja teed ise. Aga see, et ma valin natukene vabama maailmas olemise, kus ma saan ise otsustada, mida ma lavale panen, kellega ma koostööd teen ja mis on see ajaline raam, ma arvan, et see ei peaks tähendama seda, et ma ei saa oma tasu või ma ei saa oma töö eest õiglast tasu. Et mulle tundub, et see, et vabadus ei peaks olema selles mõttes, see on ka teatud moodi vabadus, aga samal ajal ma pean kontrollima palju rohkem asju, ma pean mõtlema palju rohkem asju logistiliselt üldse läbi. Ma tean, sa ei pea seda mulle tõestama. Ma ei räägi seda sulle, ma räägin seda inimestele, kes ERR-is keegi vaata nagu nii, aga vahet pole. Aga piiratud ressursside maailmas peab alati valima, et kuhu see ressurss läheb või nagu ma mõtlen, neid vabadusi ei saa olla, võib-olla miljon või kuidagi. Ja väga hea. Ühe saatusliku vea olen ka teinud, et olen jälginud selle maitsva asja valmimist, olen teie poole kukla pööranud, et vaatan korra saalis viibijatele otsa ja kui kellelgi on praegu see nii tekkinud mingisugune kommentaar, siis mikrofon liigub saalis ringi, et kas keegi annab käega märku, et tahaks midagi öelda juurde. Ja palun Raho, aga võta siis mikrofon ka, et oleks kõik salvestunud. Aga tule siia. Selle trepi otsa võin istuda, aitäh. Et selle rahvatantsu ja balleti ja nii-öelda kaasaegse tantsu võrdlemise puhul minu meelest on oluline panna tähele seda, Oksana puudutas seda ka korra, aga ma tahaks lihtsalt seda veel rõhutada üle, et tantsu puhul selleks, et balleti inimene jõuaks lavale, ta peab reaalselt 10 aastat harjutama. Samamoodi on ka kaasaegse tantsu puhul on see, et need on tehnikad, mida on tarvis igapäevaselt pika aja vältel treenida. Ja siis ongi see, et kui üks... praegu on lihtsalt see kaasaegne tants ja kogu see kehakeel ja mõttemaailm on lihtsalt jäänud toetuseta rahvatantsu ja balleti vahel. Nii, aga väga hea, aitäh sulle selle vahe kommentaari eest. Aga mina nüüd vaatan korra, nagu olen ju jälginud seda, et siin on mingi vundament ja juba on tornid peal ja nagu ütleme, et vestlejatel on tegelikult mida lõpus esitleda, et ärme võta veel ära seda võimalust. Meil on veel ikkagi kella 1:30 võimalik arutada. Ma vaatan seda, see on täiuslik, aga kui ma vaatan ringi mööda Eestimaad, siis ma mingit maja kerkimus ei näe, ega mingit tantsumaja meil olemas ei ole. Ja me jõuame nagu nende tegutsemisvõimaluste juurde veel kord. Et ma olen ka otsapidi nagu seda jälginud, et kui ma 2019 olin siin, jagasin kontorit sõltumatu tantsulavaga, siis ma mäletan, et oli konkurss Sakala majale ja siis kuidagi see tantsumaja idee kukkus sealt välja. Ma ei taha nagu kedagi panna mingisugusesse paremusjärjestusse, aga selge oli see, et see polnud riigi jaoks jätkusuutlik prioriteet. No nüüd loen ju ka erinevaid uudiseid ja portaale ja vaatan, et varsti jääb Salme kultuurikeskus tühjaks ja sinna läheb Vaba Lava. Siis ma hakkasin otsima, aga et kas siis on nagu olnud võimalust, et ka on kaalutud ennem tantsumaja ideed või muid ideid, ja midagi sellist silma ei paistnud. Ja siis mulle tundus, et kummaliselt läbipaistmatud tunduvad need valikud mõnikord, ja siis ma küsingi nüüd teie käest, et kas seda tantsumaja kui sellist on vaja, kas on olemas meil mingisuguseid mudeleid,
mis on nagu heaks eeskujuks väljapoolt ja mis on meile teada ja mida me võiksime siin, millest me võiksime paari sõnaga täna rääkida ja me oleme ju täna ka veidike rääkinud sellest keskkonnast, mis on puudulik tantsukunstnike jaoks. Et kas see siis see 30+ aastat, mida ma enne juba ära mainisin, ei ole piisav aeg selleks, et rääkida täna ikkagi nagu sellisest keskkonna tekkimisest ja loomisest, kus on võimalik tegelikult kogu selle kaasaegse tantsuga tegelikult nagu hõlmatuga veel tegeleda, kus on ju erinevad need residentuuriprogrammid, töötoad, asjad, et me ei räägi ainult õhtusest lavastusest, et nendest prooviprotsessidest ja enda pidevast vormis hoidmisest ja edasi arenemisest. Et reflekteerige nüüd seda, kas seda tantsumaja on vaja ja mida see tühimik täidaks ja kas see, kui teda on vaja, on see üldse realiseeritav ja milliste tingimuste kohaselt. Ma arvan, et te saite aru, et tantsumaja vajadusest saavad rääkida eelkõige tantsuvaldkonnaga kokku puutuvad inimesed, aga sellest, et kas see ka idee ja mis tingimustel on see realiseeritav, saavad sõna sekka öelda poliitikakujundajad, nii et esimene julge võib algust teha. Sina ju tahad, Triinu, tantsumaja, räägi, miks sa tahad tantsumaja? No see tantsumaja ja ilmselgelt, aga see tantsumaja võib nii-öelda olla ka väga erinevates viisides, ta ei pea olema üks tohutu suur majakompleks, et see ei pea alati see olema. Mis mina tantsumaja all silmas pean, ongi seesama, mida ju ka Raho välja tõi, et ongi need stuudiod, kus inimesed saavad esiteks tegeleda liikumisega, sina ju ka vajad seda, ma olen aru saanud, sa ka tahaksid käia. Mul on need ruumid olemas. Sul on ruumid olemas? Tantsuruum on olemas ju. Probleem, minu jaoks ei ole probleem üldse mingisugust tantsumaja olemasolus, ruumid on olemas. Probleem on selles, et pole aega süveneda ja pole tegelikult, me räägime ikkagi projektimajandusest. Jaa, aga kui ma praegu loon lavastust näiteks Kanuti Gildi saalis, mul oleks vaja ideaalis rohkem aega kui näiteks 3 nädalat siin, 2 nädalat augustis, eks ju. Et see projekti majandamine minu jaoks üldse see kogu see neoliberaarne loogika, projekti majandamine, ma pean kogu aeg paralleelselt tegema asju. See ei võimalda süvenemist ja see ongi see, mis tekitab tihtipeale sellise tunde, et nii, kas me andsime praegu 100% endast või ei andnud, eks ju. Et see tantsumäe olemasolu minu jaoks kui ta on olemas, okei, aga kas mul on piisavalt raha, et ma saaksin süvenenult tegeleda oma loominguga, et need inimesed, kellega ma töötan, mul on suur tiim, kas neil kõigil on aega süveneda ja käia samuti minuga kaasas või nad peavad samuti, sest nad on kõik vabakutselised, eks ju, tegelema 100 muu asjaga ja siis me klapitame kuidagi seda graafikut kokku. Et probleem on selles, et meil ei ole aega ja meil ei ole piisavalt raha, et süveneda tegelikult, et ruumid nad võivad olemas olla, aga lõpuks keegi, kes sinna ruumi üldse jõuab, ikkagi lõpuks oled seal 3 nädalat või 2 nädalat ja miks tegelikult peakski rohkem olema, kui sa saad oma töö eest tegelikult nagu mingi minimaalset tasu lihtsalt. Et me ikkagi alustaks sellest, et meil on vaja vabakutselist tervisekindlustust, meil on vaja, kuidas neid, nii, inimesed on liitudes, palun väga, liitude kaudu võikski anda tagada seda neile. Number 2. Meil on vaja õiglast tasu, selles mõttes, et mingisugused tariifid peavad olema alla selle, lihtsalt me ei tee. Ja selles me võime tegelikult ju kokku leppida, mis on need tariifid, mis on need asjad, eks ju, ei või. Et minu jaoks maja betoon ei ole põhiline. Põhiline on see, et ma saan teha süvenenult ja mul on päriselt ka tasu selle eest. Et ma saan maksta ka siis endale selle sama mingisuguse summa, et tagada endale tervisekindlustus näiteks. Palun. Aitäh. Mul on tegelikult küsimus siin vasakul pool olevatele inimestele rohkem, et kui palju te nagu valdkonnana organiseerute ja kui palju te organiseerute koos teiste kultuurivaldkondade esindajatega? Kõik see nagu nimekiri asjadest, mis sa nagu ette lugesid, et jah, et ma väidan, et see nagu üldine teadmine, et neid elemente on tarvis, et see on praeguseks nagu teada, aga kas ja kui sageli saavad erinevad grupeeringud, ma mõtlen siis nagu, ma ei tea, muusikavaldkonna esindajad, etenduskunstide esindajad, kirjanikud, kunstnikud, kas siis nagu liitude näol või mingis teises formaadis kokku
seda siis, ma ei tea, arutatakse läbi, kinnitatakse ja nagu kui palju toimub seda tööd, mida me ei näe, ehk siis käiakse poliitikute juures. Koostöö, meil on kahtlemata juba on, et meil on olemas tantsunõukogu, kuhu kuuluvad siis nii-öelda tantsuorganisatsioonide esindajad ja me järjepidevalt kohtume ja arutamegi sama ühiseid, nii-öelda meie ühiseid eesmärke. Ja noh, selles ma olen Svetaga absoluutselt nõus, et minu meelest ongi 2 väga olulist tugipunkti, ongi need tasud ja keskkond. Need peaksid tegelikult paralleelist käima ja ma olen nõus, on ka selliseid väga palju nii-öelda stuudioid, kus saad hommikuti olla ja niimoodi paariks tunniks küsida, aga no tuletame meelde Fakerski, kas need samad suured konstruktsioonid, mis Fakersil peavad kogu aeg maas olema, tantsuruumist sa ei saa nendega töötada. Mitte keegi ei vea sul neid kell 3 sealt ruumist välja, kuhugi pole vedada. Et te tihti ikkagi tahate ka selle ruumi, noh, te ei lähe sinna 8 tunniks lihtsalt kombinatsioone tegema. Kui palju te organiseerute ja kui palju te käite uste taga nõudmas? Ja, me organiseerume, ma ütlen, et ma ei oska sulle öelda, kui palju me käime ukste taga nõudmas praegu, aga me teadvustame, me räägime sellest teemast ja me oleme siin ka täna selleks, et seda avalikustada ja teadvustada. Oleks aega käia uste taga veel lisaks siis tantsu mingi loomisele, tegemisele, proovidele, mitte millegi eest ja siis veel jõuda kuskile muidugi me teeme kõike, mis on meie võimuses, aga sorry, kui ma pean ellu jäämisega enam osas tegelema, millal ma lähen veel kraapima kellelegi Heidi Purga ukse taga, palun pange tähele, et me tahame ka elada. Ei, sina ei pea minema selles mõttes, et selle jaoks ongi ju liidud ja liitudel on valitud esindusorganid. Need on meil olemas, absoluutselt, need on meil olemas, jaa. Ma küsin spetsiifiliselt sinu kohta, vaid ma küsisin, et kui palju need siis valdkonna esindajad, valitud esindajad käivad seda tegemas, kas sellel on mingisugune tulemus, kas te näete, et on dialoog, kas seda oleks vaja kuidagi ümber kujundada? No ma võin rääkida, aga ruumi osas ka väga palju suhtlen linna esindajate nii Kaareli kui Illariga. No üks viimasemaid meili vastuseid, mis ma nagu samal teemal küsisin, oli see, et üks lause, hetkel pole midagi pakkuda. Ja, aga hästi, ma olen nüüd natukene ikkagi kriitiline ja tõmban uuesti selle punase joone, et ega ma ka niisama ei nimetanud neid erinevaid konkursse ja asju välja, et üks asi on tõepoolest nagu käia ukse taga, teine asi on võtta konkurssidest osa või mingisugustest, et mingid asjad nagu jõuavad nagu kindlale või laiemale ringile ja siis kaaluda nagu enda kvalifitseerumist võimalikuks pakkujaks ja nendega tuleb ka linnal suhelda, või linnal või riigil või kellel iganes. Et minu jaoks oli lihtsalt küsimus ka selles, et kõik ei saa olla ühises inforuumis ja teada alati, kust miskit võib vabaneda. Oluline on see, et kui nagu see võimalus tuleb, siis ei alatähtsustataks seda valdkonda, sest selle valdkonna võimalused võib olla nagu seal läbirääkimistel on märksa madalamad, eks ole, või sellistel kahepoolsetel läbirääkimistel. Aga nagu pigem ongi nagu see nagu oluline välja tuua, et anda välja nagu, või anda nagu võimalusi nagu rohkem selleks, et oleks võimalik võrdselt kaasa lüüa. Et ma loodan, et see mõte oli arusaadav, mitte kellelegi osutada ja sellepärast jäigi mulle arusaamatuks, nagu kui uued ruumid nagu tulevad turule, ja tantsukunst vaevleb veidike selles osas, et millal siis uuesti, et 2019 aastast on ju hulk aega möödas, millal uuesti tuleb nagu see võimalus, et riigis nagu tõsiselt kaalutakse, tantsumaja oli nagu selline võib-olla uljas ja laenatud idee, aga nagu mingite nagu ütleme mingisuguse jätkusuutliku nagu ütleme sellise toimimismudeli loomisest, et see on nagu see teema. Võib-olla ma siis täpsustan, kui sa nii konkreetselt küsid ka, ilmselgelt olid linnas need inimesed ka teadlikult meie huvist salmeruumide vastu. Aga üks hetk tuleb uudis, et need ruumid on Sõnateatril taas. Nii et siin joonistub välja jälle selline vaeslapse kuvand nagu sellest kaasaegsest tantsust, et tuleb välja, et 30-aastane veel nagu
ei ole tõsiselt võetav. Aga ma tahtsin küsida korra ka seda, et produktsiooni inimeste vaates, et ma saan aru ka, et sõltumatu tantsufestivali korraldatakse ka nii-öelda seinakapist, et ikkagi ei ole oma kontoriruume enam alles, et ikkagi, et tegelikult ju need toetavad tingimused, eks ole, need, milles töötavad need inimesed, kes nagu aitavad kõike seda, et kes siis lükkaksid su hooga ja valmistad või noh, ütleme selle, mida sa ootad ühelt produktsioonitiimilt. Et noh, ütleme, et see on ju ikkagi küsimus ja aeg-ajalt tõusetub ju küsimus ka sellest, et kui peab sellist nii-öelda Telliskivis näiteks suhteliselt ikkagi ütleme üsna krõbedat äritulu teenivale ikkagi mingisugusele või mingile ettevõttele tasuma, et siis see kõik osutub üle jõu käivaks. Ja küsimus siit selle kohta, et kui Sveta on tõestanud ennast sellise iseseisva tegutseja ja koreograafina ja ütleme, ei takerduks otseselt sellesse, et ei ole sellist tantsumaja, siis kas sa näed, et oled olnud tunnistajaks sellele, et Triinu või Oksana, et see takistab noori või takistab juba esimesi samme, esimesi lavastusi tegelevad tantsukunstnikke, et lihtsalt lõigatakse see ära, järgmiseks sammuks on ümberspetsialiseerumine või siis lahkumine Eestist, et kirjeldage neid tagajärgi. No alustajad on väga entusiastlikud, alustamist pole see üldse takistanud, et alustajad tulevad alati hooga ja esimesed paar aastat lähevad hästi. Ma arvan, et peale seda kusagil hakkabki see valikute tegemine, et just nimelt nagu Sveta ütleb, tulebki hakata süvenema, tuleb saada aega, et oma valdkonnaga tegeleda ja küsimus on, kas sa saad seda võimaldada. Et ongi, et kas sul on selleks nagu tasu ja kas sul on selleks keskkond, sest tantsukunsti sa ei loo oma köögis, et sa ei saa lugemisproovidega sa päris alustada, kuigi lugemine on ka väga oluline, see alahindaks, aga see mõtlemine toimub saalis siiski ja meil ongi vaja nagu miinimum 100 ruutmeetrit suurust saali, millest võib-olla poolt ei kasutata, et ta on nagu selles mõttes ruumiliselt väga kallis valdkond, et just kui maksad iga ruutmeetri eest, aga samas kõik nurgad on pidevalt kasutamata, aga neid on vaja. Et me ei saa kahjuks väiksemates ruumides nii-öelda selle valdkonna nagu praktikaga tegeleda. Et jah, mulle tundub küll, et seal toimub mingi ärakukkumine või teiseks ka sellest, mis me rääkinud, et võib-olla meil on ka puuduse tantsija positsioon veidi sellest kaasaegsel maastikul, et jäävad väga tugevad isiksused, kes nagu on justkui selle lavastaja positsioonil ja ikka leiavad omale väljundi, aga võib-olla need inimesed, kes näeksid ennast rohkem tantsijana, kes justkui tahaksid olla see trupi osa ja ise olla mitte lavastaja positsioonil, nendel tegelikult peaaegu üldse võimalused puuduvad jääda siia valdkonda tegutsema ja tegelikult väga-väga üksikud on jäänud, et tegelikult nendel puudub roll, sest keegi justkui ei palka neid või keegi ei oota või keegi ei kutsu neid nii-öelda tiimi, et pole selleks vahendeid ja ütleme, oledki juba 10 aastat tegutsenud valdkonnas, mõtled, tahaks just uue teose teha, sul on lihtsam hakata seda üksi tegema, saad kulkalt oma mingi kindla summa kätte, sul on võib-olla odavam nii-öelda võtta väike tiim ja siis ise see raha ära kasutada, kui võtta 10 inimest ja kus sa leiad selle ruumi, mis ajaks sa need kokku saad, kui sa ei suuda neid isegi rahaliselt nagu motiveerida nende aega kinni maksta. Ja ma võib-olla nagu hõikaks siia vahele selle, et viimasel ajal ma olengi töötanud ainult suurte kollektiividega. See on mu teadlik valik. Ma ei taha tegelikult teha neid soolosid ja duette, mille eest ma tegelikult saaksin päris normaalse summa. Aga põhimõtteliselt kulkal on kõik standard ikkagi summa sama. Selles mõttes, kui sa teed 2 inimesega või sa teed 20 inimesega, sa võid ikkagi taotada teatud summa ja siis te saate, ütleme nii, 14 inimese peale päris see summa on väga väike tegelikult, jah. Aga ja siin tulebki see asi, et tegelikult see ühelt poolt annad justkui tööd inimestele, kes tegelikult on meil nii-öelda reservis, sest inimesi on, tegelikult andekaid inimesi on, kes võiksid laval olla Eestis, aga samal ajal sa tead, et sa tegelikult ei maksa neile piisavalt sellega. Ja see on nagu selline jälle mingi, minu jaoks ka väga suur probleem. Et tegelikult, et sa annad tööd ja samal ajal sa tegelikult mingis mõttes ka ekspluateeri neid inimesi samal ajal. Et see on, ja siis ongi lihtsam tegelikult teha neid sama soolosid ja ette, mida ma lihtsalt nagu keeldun tegemast tegelikult ja neid on piisavalt. Ma lihtsalt tahtsin ka vastata su küsimusele, et kas sellel on nagu mingid tagajärjed või kuidas see ka kõlas, et ka nagu ülikooli seisukohast loomulikult, et
pole üldse kahtlust, et tudengitel oleks palju turvalisem siseneda maailma, kus on see valik, et mis kollektiiviga ma liitun ja see, mida Triinu ütles, et noh, et kõik ei ole nii nagu Sveta, et kõik ei ole nii kindla nagu autoripositsiooni kohe 21-aastaselt või 22. Mul ei olnud ka, nalja teete või? See on ajaga tulnud. Aga et paljud nagu võiksid nagu noh, pehmemalt maanduda nii-öelda nagu kellegi truppi läbi kellegi käekirja, et see ei ole, et praegu on nii, et kui sa tahad tantsida, noh, fine five või siis vaata ise, kuidas hakkama saada, aga kui neid kohti oleks rohkem, siis ka nagu noh, mingi käekirjaline nagu kirevus oleks nagu noh, väga eluterve ja ka tantsumaja või mida iganes, aga ka need asjad, noh, millest Sveta rääkis, tegelikult see tervisekindlustus ja kõik muu võimaldaks minul ka nagu noh, olla nagu ausam tudengite suhtes. Praegu on nii, et me tegelikult nõuame palju, aga mille nimel või no, et see nagu ongi see meie keskkonna ja maailma vahel on väga suur nihe, et miks seda vaja, miks seda keha on vaja treenida, miks on vaja teada, miks on vaja olla avatud, uudishimulik ja nii edasi, et pärast nagu minna päris ellu, kus sul ei ole tervisekindlustust, kui sa ei taha kuskil veel laeva peal tantsida või no, et nagu kusagil mujal midagi teha. Ja no üks hea näide on seegi just see päris elu ja koolielu vahe, et praegu on tegelikult teile Tallinna Ülikoolis koreograafia osakonnal väga head saalid, aga kui need õpilased sealt, tudengid nagu maanduvad päris ellu, siis need saalid, kus nad tööle hakkavad, on poole väikesemad. Et see on ka päris karm tegelikult. Ma olen väga õnnelik, et koolidel on head tingimused, aga ma olen väga kurb, et nad tegelikult päris elus peavad poole väiksemad. Ja me tegelikult sinuga ka rääkisime sellest, et mul on siuke, noh, kanaema tunne, et me nagu loome mingi tohutu inkubaatori või noh, siukest simulaakrumi, kus nagu kõik on, nagu kõik tuuakse Eesti parimad välismaa nagu ka toredad inimesed, kõik nagu toome kogu aeg, nagu tahad seda proovida, näed, siin on ka veel selline ja siis inimene läheb päris ellu ja seal nagu ei kutsu sind, keegi ei too sulle kedagi, vaid noh, pead nagu ise vaatama, kuidas sa välja ujud. Aitäh, meil on külas rahvusvahelised esinejad nüüd nendel nädalatel, et trupid ja nii edasi. Et ka, kuidas praegu Eesti kaasaegse tantsuga on, et sünnivad lavastused, sünnivad head lavastused, suurepärased lavastused. Et kas see, mis meil siin koha peal meid nagu pidurdab ja tagasi hoiab, kas see nagu takistab nagu meie kulgemist ka rahvusvahelisel väljal? Noh, nende lavastustega minna ise festivalide, olla märgatud, olla tasemel märgatud. Kui teie olete neid asju näinud, kuidas te seda kommenteerite? No mina võin nii palju öelda, et meie esindus-showcase on Balti Tantsu platvorm, mis siis toimub üle aastaselt ja kuhu siis valitakse Eestist ka alati 3 lavastust pluss 5 sellist nii-öelda 5 projekti või ideed, mida saab siis muul viisil esitleda. Ja sinna tuleb kokku palju rahvusvahelisi eksperte, produtsente, et nii-öelda siis võimaldada neid rahvusvahelisi esitamisvõimalusi. Jah, no ma ütleks, seni ei ole meil väga suurt edu veel olnud, et väga suurt lendu, üksikud lavastused on saanud sealt edasi minekuks, aga jah, ma ei oska öelda, mis täpselt takistab. Tingimused siis pärsivad või noh, ma mõtlen tingimused, aga see, et meil on nii ebaühtlane see väli inimeste osas, et ei teki sellist, et nagu Sveta siin on lihtsam, mõtleme selle sama turumajanduse peale, mida on lihtsam kuskil transportida, kas 14 inimest või 2? Number 1, stenograafia osa. Kui sa ei saa ehitada mingisugust meeletust, butafooriat, stenograafiat, millega ei saa reisida. Et inimesed tegelikult, kui nad hakkavad looma, kes tahab tõesti festivalil pääseda, ta juba mõtleb eos selle peale nii. Ma ei tee kindlasti suure trupiga seda, number 1. Ma teen stenograafia, mis on võimalik liigutada kiiresti, üsna suuremate kuludeta. Et see kõik, see loogika tuleb sinna juurde otsa. Et see ei ole niivõrd isegi minu seotud sellega, et meil on tingimused tegelikult on olemas. Meil on noored, kes on tulnud välismaalt, kes teevad siin päris häid asju, eks ju. Ka noored, kes tulevad nii Tallinna Ülikoolist, Viljandist, kes teevad siin häid asju. Aga tihtipeale asi jääb ka selle taha tõesti, et mida on lihtsam kuskile maha müüa, number 1. Katre? Ja ma lihtsalt hakkasin ka mõtlema, et olles palju festivalidel ka käinud ja näinud, et ma küll ei ütleks, et nüüd see rahvusvaheline pilt selle all selles mõttes kannastaks, et arvestades seda, et Eesti on ikkagi väga väike ja meil on nagu erinevaid tegijaid ja ikkagi
noh, selles olles, kui sa vaadata seda statistikat, kui õige see on või mitte, et kui palju meil neid välismaal käivaid, et noh, ja just nimelt nagu Sveta ütles, et ka paljud ju õpivadki välismaal ja juba sealt on nad mingisugustes truppides või mingites kooslustes kaasa löömas, et ma seal küll nagu seda linki ei näeks, et ja just nimelt, et kui sa teed nii-öelda seda festivalile minevat tükki, siis sa võib-olla mõtledki natuke teisiti, sa otsid juba kaasprodutsente ja sa noh, rajad selle pildi nagu teistmoodi. Et pigem ikkagi on see selline stabiilne igapäevaelu, mis on nagu küsimuse all, et see rahvusvahelises pildis, ma arvan, et Eesti on oma institutsioonide vähesuse, tegijate vähesuse juures ikkagi päris heal tasemel ja mõeldes ka selle, kui paljudes rahvusvahelistes võrgustikes, projektides, no ja just nimelt nooremad vanevad, kui panna siia Fine Five'i need nii-öelda eakamate tantsijate projektid kõrvale, et ma arvan, et seal meil ei ole küll kõige üle võimalik uhkust tunda ja mida kõike sõltumatu tantsulava teeb, et noh, selles mõttes ma ei näe, et seal küll midagi oleks, et just nagu, et selle kõrval on võib-olla nagu pigem just nagu noh, natuke kummaline, et võib-olla ma arvan, et me seal paistame pidagi paremad välja võrreldes sellega, kuidas nagu see selline tantsi ja igapäevaelu Eestis on. Me hakkame liikuma tasapisi lõpupoole ja tegelikult teie oskused üheskoos luua nagu leidsid tõestust, et siin laua peal on midagi valmis saanud, aga mina nagu viin nagu nüüd selle üle, nagu ütleme sedasi meie kujutlusvõime piiril, et ma ju ei tea, mis teil mõttes oli või mis mõtetega te neid kihte ladusite. Minu küsimus on see, et kui me nüüd vaatame, siis laseme oma kujutlusvõimel siis viia ennast sinna torni välja, ütleme 50 aasta pärast, et millised raskused siis tuleb ületada või millisena te seda Eesti kaasaegse tantsuskeenet siis näete? Vaba valik, aga ma sain aru, et Natali oli esimene. Ma tahaks tegelikult vastata laiemalt. Minu arust lihtsalt tuleb Eestis ära teha universaalne ravikindlustus kõigile. Ja see on lihtsalt paljudele inimestele täiesti arusaadamatu ja need paljud inimesed on need, kes ka neid otsuseid teevad, et mida see tähendab, kui inimesel ei ole raha, et osta endale ravikindlustust. Mina olen olnud see inimene, kellel ei ole ravikindlustust, sest ma olen 15 aastat töötanud kultuurivaldkonnas, ma saan sellest väga hästi aru. Ja ma arvan, et inimesed, kes ei ole olnud kunagi nagu vaesed või raskustes, nad ei saagi seda mõista, sellepärast, et neil ei ole seda kogemust. Ehk siis selleks, et mida iganes teie nüüd vastate selles osas, et kus võiks olla kaasaegne tants 50 aasta pärast, on meil vaja luua see keskkond ja raamistik, mis näitaks, et me väärtustame neid teie mõtteid ja soove ja usaldame teid selles, mida te teete. See on ka see, miks ma nagu hakkasin seda kooki tehes laduma raami, et see raam on see, mis peab toetama seda sisu, mis sinna sisse tehakse. Väga hea. No ma ikka ka siiski jään natuke üldsõnaliseks, aga siiski ma näen, et töökeskkond ja töötingimusi, et oleks olemas töökeskkond ja töötingimused, mis arvestavad selle valdkonna eripäradega. Et see on väga oluline, me oleme siiski ühtpidi tore, me oleme justkui seal etenduskunstide nii-öelda raamistikus kultuuripoliitiliselt vaadates ja justkui sellega koos sõuame ja kõik ju väidavad, et tohutult hästi läheb etenduskunstidel, aga teisalt meie omapära kaobki seal veidi ära, et just et aru saadmaks, mis on siis ka need selle valdkonna eripärad, nagu me siin hästi palju sellest ruumilisest eripärast rääkisime ja üks on see ruumiline vajadus, mis on ja teine on see, et kogu valdkond, kaasaegse tantsuvaldkonna loovisikud on täna vabakutselised, et seetõttu ma olen täiesti nõus selle ravikindlustusega, et nende kahe eripäraga arvestada, et need vabakutselised saaksid kusagil töötada, nii et nad saavad pühenduda oma loomingule ja tegeleda selle liikumispraktikaga. Ja Triinu, sulle on hea soovitus ka täna tulnud, ma soovitan sulle sellised sõrmenukkide korralikud kaitset muretseda, et sul jätkuks jõudu nendele ustele, mida siin mainiti, koputada, et seda kaasaegse tantsu välja paremaks muuta, et see oli nagu üks asi, et need koputused ei ole olnud piisavalt tugevad. Aga et kes järgmisena soovib kokku võtta teemat?
no võttes siin siis edasi seda küpsisetordi metafoori, et kui Natal ütles, et tema tegi raami, siis mina vaatasin, et põhi oleks täidetud, et tegin küpsiseid väiksemateks tükkideks, et ma arvan, et 50 aasta perspektiivis seda, et ehitatakse üks uus tantsumaja, ma ei usu. Mina arvan, et tuleb ringi vaadata nende majade hulgas, mis olemas on ja mõelda, et kas seal sees saaks midagi muutuda selles ajas, et maju on tegelikult päris palju ja järjekord veel erinevates valdkondades majade ehitamisel on pikk, aga et napilt on need, mis pooleli on ehitamisel, nii et selles mõttes ma arvan, et see koostöö, et need tükikesed nagu rohkem omavahel kokku saaksid, on ikkagi see võti, kuidas see 50 aasta pärast võib-olla see pilt parem paistaks. Mina ei ladunud seda kooki üldse. Ma ei puutunud näpuotsagagi seda kooki. Siis ma mõtlen, huvitav, mida see tähendab 50 aasta kontekstis, et äkki seda, et tõesti mina... Et see jääd ikka samaks tähendab. Ei, et ma ei tee midagi siis vaata, et Grigorjev on vait lõpuks jäänud. Vot see oleks tegelikult tore, sest mulle tundub, et probleem on ka selles, et tihtipeale me räägivad ikkagi või tõstatavad need teemasid ainult teatud inimesed, et selles mõttes ma olen nagu nõus, et sellist organiseerumist on vähe, et tegelikult võiks ju olla tõesti, et me omavaheline, erinevad meediumid, eks ju, kirjandus, teater, tants, mis iganes, eks ju, muusika, need valdkonnad ka saaksid omavahel kuidagi nagu kokku rohkem ja istuks oma mullides. Aga ma tahaks jah, et need tingimused on selles mõttes sedasi täidetud, et aur ei läheks nii palju mingisuguste minu arust elementaarsete asjade nagu põhjendamiseks kogu aeg, et enda olemasolu põhjendamine, et kui see aur ei läheks enam sinna, et miks meid on vaja, miks me oleme olulised, miks meil peab maksma, miks meil võiks olla tervisekindlustus, vot siis võiks tegelikult hakata ju looma. Aga millegipärast praegu läheb väga palju tihtipeale, mul näiteks see aur, et 50% ma pean ikkagi põhjendama inimestele, miks on üldse vaja, et oleks olemas näiteks nüüdistants, miks on vaja, et ma saaksin raha selle eest. Võt kui seda pole 50 aasta pärast, siis võiks luua tõesti, siis võiks 5-10. No see oleks veel parem, aga ma ei ole nii optimistlik selles mõttes. Et siis võiks tõesti hakata looma, jah, niimoodi. Ja ma tahaks näha, mis looming sealt siis välja tuleks. Ma arvan, see oleks tõesti väga, väga nice. Kuule, aga igal juhul on kahju, et need kindad läksid ka siis raisku, kui sa ei saanudki laduda, et aga Ma simuleerisin, ma panin nad kätte ja siis ma ei viitsi enam. Nii et ma tõesti, ma sain vist aru jah, et ma ei 50, siis ma ütlesin 50, siis ma ei jää võit veel, aga 50 aasta pärast võib olla. Oksana ja Tõnis on veel rääkimata. No ma mõtlen ka, et see 30 tegelikult on täitsa noor veel ja ma mõtlen korra tagasi sinna aega, kui ma Brüsselis elasin ja käisin Kai teatris ja teistes kaasaegse tantsukunstiasutustes seda vaatamas ja see publiku arv oli minu jaoks väga üllatav, et oligi suur saal, oli täis ja vanuseks ei olnud 18, keskmiseks vanuseks vaid 55 ja inimesed nagu oskasid seda vaadata ja siis ma olin ka samal ajal noor ema, kes käis lasteaias ja mõnikord sattusin ka lastelavastustele ja vot see hämmastas mind veel rohkem ja ma justkui sain kõigest aru tol hetkel, et meie narratiivi keskses nagu mingis kultuuriruumis ongi väga raske seda publikut tegelikult kasvatada. Seal näidati lastele ka juba neid nii-öelda kaasaegseid lavastusi, kus puuduski mingi joon, oligi toolidest ja ise sai mõelda, mis see struktuur tähendab, metafoori luua, et see kuidagi mul oli siuke täiesti nagu vapustus, et sellepärast need prouad 50-60 aastased naudivadki Meg Stewartit pärast Kai teatris, et see kõik kuidagi on terviklik ja ma mõtlen, et kui me praegu, seal oli sul üks küsimus see, et kuidas see praegune olukord on halvem kui varem, et ma tegelikult arvan, et ei ole halvem kui varem, et varem ei olnud üldse mitte midagi, et see, et me üldse sellest räägime praegu, on nagu hea märk ja võib-olla kõik need koostööd, et ma ei ole varem olnud, väga palju varem, aga mis mulle praegu tundub, et see, et me kogu aeg räägime või kogu aeg on mingid jälle vestluspaneel ja keegi tuleb kellelegi külla, huviharidus, ülikool, vabakutselised, kõik nagu kogu aeg, et võib-olla see nagu kannab vilju ja ma ei tea, mis sa ütlesid, 15 aastat või mis see oli? Ja, et on mingi progress ja kaasaegne tants ei ole enam vaeslapse rollis ja tõesti ei pea tõestama, vaid on nagu vähemalt võrdselt koheldud, et need sektorid nagu seal koogil on, ei ole ka päris võrdsed, aga enam vähem. Veel 30 aastat.
ei no ma ei tahaks nii pessimistlik olla, et äkki 5, 6, 10. Aga nagu tuleb alustada algusest, nagu ma sinna laste juurde nagu läksin, et ikkagi. Hästi. Aga Tõnis, sinu poole ikkagi vaatame, kui sealt suure kõrge mäe otsast tulnule, kui sa nüüd annad oma õnnistuse või soovituse. Ma ei tulnud praegu kuskilt kõrge mäe otsast, ma Tartust sõitsin siia. Aga publikust sõltub, no ma ei saa öelda kõik, aga põhimõtteliselt sõltub ju kõik, ega siis sõnateatri ihalus Eestis on paljuski publiku harjumusest ju kõik generatsioonid, noored võib-olla isegi natuke vähem, aga rahvas nõuab rohkem. No, ütleme, ooperipublikut, balletipublikut tuleb kasvatada. Igas žanris on ju oluline see, et kas publik on nii teadlik, kas publik tuleb. Ma olen nõus, et jah, see ruumide osas, et nüüd uue majani kohe jõuda ja ega mina ei ole nii. See on väga hariv olnud see 1,5 tundi minu jaoks, aga ega ma jah, ei oska öelda, et kas mõnes juba olemasolevas kultuurimajas saab teha või ei saa teha. Et on just uut vaja, aga kindlasti asi algab sellisest, et sa loominguni jõuad üldse sellest ravikindlustusest. Et sul see põhibaas inimesena eksisteerida on olemas, et osa muresid ära võtta ja sellest me oleme rääkinud, sinna poole liikumine, praegu ma näen, et liigutakse, ühelt grupilt tahetakse seadusega ära võtta hoopis ravikindlustust, aga see on ühiskonnas praegu. Nii et kas siin edasi jõutakse liikuda eelarvelistel põhjustel, mul raske öelda, aga täiesti õige on see, et kui on tunnustatud looja loomingulises liidus, siis see tunnustus iseenesest peaks andma juba ravikindlustuse võimaluse. Ja kultuuriväljal omavaheline tunnustamine on väga oluline, sest tegelikult on meil ju päris palju tellimusi väljaspool statsionaare ka. Igast gaalasid toimetatakse, igasuguseid asju. Kultuuripealinna avati siin ligi 1 miljon oli see esimene etendus seal Tartus. See, kas see pealavastaja ja produtsendid, keda nad kutsuvad, mida nad peavad nagu nišikaubaks, mida mitte, see on ju nii-öelda kultuuriväljal erinevate valdkondade inimeste omavaheline tunnustamine. Kas sinna tuleb kaasaegne tants või sinna ei tule kaasaegne tants. Igasugused liikumise asju õiendatakse palju. Kellelt see tellitakse. Seal on päris suured rahad tegelikult. Ja küll projekt küll ja see ei ole see, et ma olen eluaeg valmistunud oma sõnumi andmiseks. Nüüd ma tahan seda sõnumit anda. Võib-olla seal on mingi tellimusteema. See ei ole lahendus nüüd loojale päriselt, aga mingi materiaalne lahendus see on. Ja siit ma lähen selle seisukoha juurde, mille Sveta ütles ja mida ma üldfilosoofiliselt väga-väga toetan. See on see, et ma väljendan seda tavaliselt nii, et ainult loll sööb oma tagamaa kõigepealt tühjaks, eks ju. Oma varud kõigepealt ära. See on täpselt seesama, et meil peab olema kõike. Eks ju, meil ei saa olla niimoodi, et põletame ülejäänud maa ära ja ehitame suure linna ja naudime seal. Et tegelikult peab olema kõiki, see püramiid peab olema kõiki kultuurivaldkondi, et isegi kui kellelgi tundub midagi nišš, siis kellestki ei suhtuta, et see on nišš, sest see on kultuuriväljal pildi väga oluline osa. Ja selle tõttu ma arvan, et see läbirääkimine, et kaasaegset tantsu tunnustataks ka nii-öelda teiste kultuuri kunstivaldkondade inimeste poolt võrdse osana, siis kindlasti hakkab seda tegema ka nii-öelda ametlik raha jagav poliitika. Seda on mõnes mõttes lihtsam teha, aga mis on kindlasti, milleks ta tuleb poliitikuid harida, et kui sul ei ole teatud kultuuriosi, siis ei ole sul kultuurilist tervikut või kui sul ei ole pealekasvu, siis ei ole sul tulevikku ja niisugused terviku nägemise asjad on vaja kokku leppida ja kui kultuuripildis on kaasaegsel tantsul oma roll, siis ja see on tunnustatud roll ja kõik ülejäänud loojad ei vaata seda kui konkurenti, vaid ütlevad, et ma olen ka siis,
kui see vaesestub ja ära kaob, olen mina ka palju vaesem. Saavad sellest aru. Et siis ei taha seda tuima klassikalist asja ka keegi vaatama tulla, kui seal ei ole selliseid moodsamaid, modernsemaid, uuenduslikke osi sees. Et meil on uuenduslikkust vaja, meil on igat asja vaja. Et see terviku nägemine, see, ma arvan, toob ka kaasaegse tantsu kultuuri välja rohkem pilti. Aitäh! Loomulikult see surmapatt on juba iseenesest aset leidnud, et ajast oleme me üle läinud, aga teiega oli väga tore. Ma julgen ka arvata, et see publiku number kindlasti ei tohiks olla nüüd, ütleme, selle loomingulisuse ja nende ettevõtmiste selliseks, kuidas öelda, nagu ütleme näitajaks, et jah, et sa mõtled ikkagi... nagu praegust publiku numbrit või meie publikut? Päris kehva, jah? Ma arvan, et see meie publik on täiesti okei selle jaoks, mida selliselt vestluselt oodata, et kõik, kes leidsid, et see on südame teema, tulid täna siia ja see on kõik väga okei. Igal juhul see oli väga, väga mõnus vestlus, aga selleks, et Triinu saaks korra hingata ja Kaja kann kuskil mind ära pärast ei sööks, siis mõni väike hetk pausi, et Triinu ja Kaja saaksid juba tantsukunstist sisulisemalt siin edasi rääkida. Meie täname, aitäh! Aitäh!